Erakorraline debatt Gruusia teemadel on möödas. Euroopa Ülemkogu on oma avaldused teinud, aga Euroopa Parlamendis jätkuvad arutelud, kuidas vastu võtta resolutsiooni, mis oleks selgem ja tugevam kui Ülemkogu avaldus. Tõepoolest, Ülemkogu säilitas üksmeele, mis on kindlasti positiivne tulemus, ja deklaratiivsed avaldused on tugevad. Samas puudub Ülemkogu poolt selge meetmete rida, mida tegelikult ikkagi rakendada. Küsimus ei ole mitte ainult reageerimises, vaid aktsioonis. Millised aktsioonid on Euroopa Liidu poolt kavas? On kahesugused arvamusi ja need puudutavad ka parlamenti. Ühed on need, kes kardavad kõige enam sõnu sanktsioon ja uus külm sõda ning kelle jaoks on parem teha võimalikult mõõdukad sammud, ettevaatlikud sammud ja siis vaadata, mis edasi saab. Näiteks novembriks kavandatud Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumisel või siis pärast Sarkozy visiiti selle nädala lõpul Venemaale. Igal juhul Ülemkogu avaldusest puudus kaks olulist momenti. Esiteks, Ülemkogu ei pööranud tähelepanu tuhandetele inimestele, keda etnilise puhastuse korras asustatakse Lõuna-Osseetiast välja oma vanadest eluasemetest, need on grusiinid. Teiseks, Euroopa Liit tegeleb positiivselt Gruusia majandusliku abistamisega, kuid ei juhi tähelepanu sellele, kes purustuste eest vastutab. See tähendab Venemaa kui kallaletungija peab kindlasti kandma kulusid ja Euroopa Liidu ning lääneriikide asi on tähelepanu sellele juhtida. Tuleb välja nii, et Euroopa Liit makstes Venemaale gaasi ja nafta eest on maksnud Venemaa relvastumise eest, on maksnud kinni Venemaa kallaletungi Gruusiasse ja nüüd maksab ka Venemaa purustuste kulud. Kahtlemata siin tuleb mingisugune piir tõmmata. Kuid ikkagi põhiküsimus jääb. Ja seda arutas ka täna Balti Euroopa intergrupp Euroopa Parlamendis, kes ajal, kus debatid Euroopa Parlamendi resolutsiooni suhtes jätkuvad, võttis vastu oma 17-punktilise deklaratsiooni, mida intergrupi esindus kavatseb esitada täna Euroopa Parlamendi presidendile, samuti Euroopa Komisjoni presidendile ja eesistuja presidendile Sarkozyle. Need punktid võiks kokku võtta järgnevas. Me ei saa lähtuda sellest, et oleme partnerid. Rahvusvahelise õiguse rikkumine on olnud nii julm ja nii jõhker, et sellest tuleb teha järeldused. Kui need järeldusi ei tehta praegu, siis tuleb maksta selle eest natuke hiljem palju kõrgemat hinda, kusjuures hinda peavad maksma Ukraina, Moldova, Balti riigid, Poola ja mitmed teised. Järelikult põhiveelahe on see, me kindlasti ei ole Venemaaga enam normaalsed partnerid. Järelikult on õige Ülemkogu esimene samm peatada praegu uue partnerlus- ja koostöö kokkuleppe läbirääkimised. Kuid teiseks on küsimus, miks on meile vaja uut tippnõupidamist olukorras, kus mingit selgust Venemaa käitumises ei ole. See tippnõupidamine oleks tühine lootuste hellitamine, järelikult tuleks ta praegustes tingimustes ära jätta. Kolmas küsimus puudutab viisa lihtsustussüsteemi. Venemaa ei ole kokkulepet omalt poolt siiani täitnud. Samal ajal diplomaatilisi viisasid Venemaal antakse nagu passe suvaliselt luureagentidele, neid ostetakse mustal turul. Viisa lihtsustus praegustes tingimustes tuleb kindlasti külmutada. Neljandaks on vaja Euroopa Liidu konkreetset materiaalset abi niisugustele alternatiivprojektidele nagu Nabucco. See, et projekt on seni jäetud praktiliselt hooletusse ilma küllatase poliitilise ja majandusliku toeta riikide eelarvest, Euroopa Liidu eelarvest, teeb eraettevõtjatele väga raskeks selle projektiga tegelda. Euroopa Liit peab praegu näitama täie selgusega, et Nabuccol on tulevik, et me tegelikult valmistame ette alternatiive.
Ja lõpuks on kindlasti vaja saata sõnum selle kohta, et on absoluutselt kohatu Sotši olümpiamängude toimumine 5,5 aasta pärast kohas, kus praegu nii jõhkralt rikuti rahvusvahelist õigust ja ühe riigi suveräänsust. Sotši ei ole see koht, küsimus pole olümpiamängude boikoteerimises, küsimus on koha vahetamises. Ja ma olen kindel, et oleks rahvusvaheline olümpiakomitee oma otsuse tegemisel natuke enam kui aasta tagasi teadnud, mis võib järgneda, aga tundemärgid olid ju tookord ka olemas, siis oleks eelistatud kas Koread või Salzburgi.